Revo Pehlak ise täna Harju maakohtus otsuse väljakuulutamisel ei osalenud. Kuna mees vahi all ei viibi, siis otsest kohustust tal selleks ei ole. Omad ütlused kohtus on ta andnud ja tegu kahetsenud. Kuigi rusikakangelast Revo Pehlakut ise täna kohtus ei olnud ja sellest ei ole mitte midagi imelikku, ta ei pidanudki juriidiliselt sellel istungil viibima, siis kannatanu ja tema kaitsja kindlasti andsid väga hea ülevaate, mis inimesega tegemist on. Kahjuks pole see mehel esimene kord, kui ta peab peksmiste ja ähvardamiste eest kohtu alla astuma. Avalikust meediaruumist leiab mitmeid vakte, kui ta näiteks 2017. aastal peksab spordiklubis läbi Abdulli, kes oli Eestis juba pikemalt elanud. Veel on olnud tal sotsiaalmeedias sõnasõda mitmete tuntud sisuloojatega, on solvanud omavalitsuspoliitikuid ja ilmselt on paljud asjad jäänud avalikkuse eest varju. Oli endine elukaaslane ja et see tegelikult oli ka korduv juhtum, et siin 2022, kui ma nüüd täpselt eksi, siis oli suht sarnane juhtum ja tookord lõpetas kohus selle siis oportuniteediga, et ta ei tohtinud mulle aasta jooksul tekitada uut kehalist vigastust. Ja kuna ta selle aja jooksul midagi teinud, siis see lõpetati ära, aga nüüd siis tuli lihtsalt väga palju uusi asitõendeid ja tuligi uuesti tulla kohtusse. Ehk siis vana asi nagu nii-öelda soendati uuesti üles? Tegemist oli selles mõttes see süüdistatava poolt need rikkumised jätkusid, aga nüüd käesoleval juhul tegemist oli täiesti uute episoodidega, mille üle siis nii-öelda see kohtupidamine konkreetselt käis. Te läksite väga ekstremaalsetele, ütleme siis piirangutele välja, lähenemiskeeld. Kas tõepoolest asi oli siis juba nii hulluks läinud, et on vaja sellist asja rakendada? Seda tavaliselt Eesti kohtupraktikas väga palju ei tee. Jah, selles mõttes, kuivõrd oli ka varasemalt lähenemiskeeld isikule rakendatud, siis käesoleval juhul need rikkumised ja erinevad ka siis nagu täna kohus leidis kuriteod aset leidsid, siis see täiendav lähenemiskeeld oli praegustel asjaoludel igati põhjendatud. Nii et tunnete ennast nüüd pärast seda natuke turvalisemalt või on ta vahepeal ka ikkagi üritanud midagi? Ta on läbi lapse, selles on kõige õudsam, et ta teab juba neid oma piire, et ta ei tohi minuga otse kontakti võtta, aga siis ta teeb seda läbi lapse telefoni näiteks ja sealt väga hullult manipuleerib. Inimene on siis, ma ei tea, vajab äkki abi või midagi? Kahjuks ma ei saa diagnoosi panna. Need olukorrad on ikkagi siis praegu veel jätkunud mingil määral? Kergelt küll jah, et õnneks lapsega praegult on ka tal kohtumine vaid läbi vallavalitsuse. Kohus karistas täna liitkaristusena teda 8-kuulise vangistusega, mis ei pöörata täitmisele 3-aastase katseajaga. Samuti rakendas kohus erinevaid suhtlus- ja lähenemise piiranguid. Näiteks ei tohi ta kannatanu elukohale läheneda lähemale kui 100 meetrit ning suhelda tohib ainult telefoni teel kella 8 hommikul kella 8 õhtul ja suhelda ainult ühise lapsega seotud teemadel.